Let's log the fuck in! Okei, toi hea. Mul on vaja midagi, mille eest hoolitseda oma elus. Kell on 6:30. Ma olen nii unine. Panen silma alla või? See hakkas kohe vibreerima! Ma sain arva, ma olen suureks kasvanud, kui ma ostsin köögivillast šampinjonidega. Oh my god. Ma olen nii väsinud, et mul on tunne, nagu ma oleks purjus. Tere hommikust, sõbrad! Tere tulemast tagasi Maria vlogi. Oi, ma istusin oma selja kuidagi imelikult ära. Kell on 10:30. Ma ärkasin, sõin oma hommikusöögi ja käisin oma hommikusel jalutuskäigul. Jah, tõesti, ma püüan teha seda jälle. Sellepärast, et kahjuks ma usun teadust. Ja teadus ütleb, et see aitab mind. Ja see ei ole pikka. Täna ma käisin mingi, ma ei tea, 10 minutit ümber maja sisuliselt. 1000 sammu. Noh, asi seegi ju. Esimesed 1000 kirjas, noh. Me oleme tagasi järjekordse vlogiga. Natukene saab sellest võib-olla eelmise video jätk, kes eelmisel nädalal mind ei vaadanud. I was down bad. Ma peaks midagi tegema, aga ma ei suuda midagi teha, aga samas nii palju on teha. Mul oli see crash out nädal. Lihtsalt see, noh, te teate ju, kõigil on vahel need nädalad. Ühelt poolt väga tore, et ma jagan enda raskemaid momente, aga teistpidi jagame siis ka seda, noh, nagu august välja ronimist või seda teist poolt siin koos teiega. Mida see siis sisaldab, te küsite? Peamiselt rõõmu otsimist elus. Tasakaal sellise töödistsipliini, tervise, enesega töötamise ja elu nautimise, elu fucking nautimise vahel. Mul on siin nüüd täna-homme meelega line-upitud mõned tegevused, mis võiks mulle tuua natuke seda variatsiooni, rutiini. Nagu, vaata, me unustame ära, et kahjuks lihtsad asjad töötavad. Kas sa käid õues? Kas sa sööd hästi? Kas sa näed inimesi? Kas sa hängid oma sõpradega? Kas sa teed asju, mis seal lõbusad? Püüame neid siis teha. Teen kiire hommikukoristuse. Mul on olnud nii keeruline sellega, et hoida oma kodu korras. Nagu see hetk, kui ma lubasin endal mitte koristada ära kööki peale igat toidukorda, see oli see hetk, kui nagu I let it all go ja nüüd ma jälle nagu ma püüan teha seda, sest ma tean, et nagu see paneb mind paremini tundma, aga oh my god, ma ei viitsi. Praegu ma lähen juuksed pesema, sest öelge mulle, miks teist vlogi järjest. Mu juuksed on nagu nii kriminaalses seisus, et mul on endal ka piinlik. Ja ma lähen täna veel, oh my god, kõikidest kohtadest lähen ma täna välisministeeriumisse. Seega täna on viimane päev, et juuksed pesta. Oh my god, viimase asjana. Mul pesti aknad ära. Ja mul avanes täiesti uus perspektiiv elus. Vaata, see on full ju feng shui. See on full feng shui, et kui aknad on puhtad, sa näed välja, sul on see. Oh my god, ja mul täiega on. Juukst on pestud, peaaegu valmis, stiliseeritud ja teate, mis tundub, et selles vlogis me jätkame #keeping it real vibe'iga, sellepärast, et ma tulin duši alt välja ja ma olen nagu tore, ma pole kunagi oma elus nii väsinud olnud. Tore asi unetuse kohta on see, et no ma üritan mitte öösel vaadata kella, on ju, et kaua ma olen üleval olnud. Aga see tähendab seda, et öödel, kus mulle tundub, et ma ei maga väga hästi, ma tegelikult kunagi ei tea enne, kui ma ärkan, kui hästi või halvasti ma magasin. Täna oli siuke päev, et hommikul oli nagu fine. Käisin pesus ära, ma olin nagu, oh my god, ja mul läks tuju nii halvaks. Mul läks tõesti korraks tuju nii halvaks, sellepärast, et unetusega tegelemine on fucking väsitav. Mitte nagu ainult see kogemus ise, vaid see, et sa nagu proovid kõike, aga mida rohkem sa proovid, seda vähem asjad toimivad. Eriti, noh, kuna see ongi nagu ärevusest tulenev. Et noh, mingid tavalised sleep hackid või mis iganes võivad reaalselt nagu minu olukorda hullemaks teha, sest need panevad mind veel rohkem obsessima selle üle, et ma tahan magada. Aga üks asi, mis töötab hästi, tundub vastuoluline, aga on see, et sa võimalikult vähe muudad oma järgmises päevas midagi, kui sa ei maga, isegi kui sul on ülihalb olla. Võimete piirides muidugi. Nii et ma hakkan endale meiki tegema, sest mul tegelikult, mis ongi tegelikult nagu hea, mul on täna üks üritus välisministeeriumis tegelikult. See on põhimõtteliselt nagu PR üritus, aga seda korraldab ministeerium. See on kõige lihtsam, mida ma oskan nagu, kuidas ma oskan teile seletada. Et kutsutakse sisuloojaid, tehakse tuuri ja räägitakse teemadest, mis tegelikult tundusid huvitavad. Sa mõtlesid, et okei, et ma lähen. Nüüd ma olen nii tänulik, sest see
on see põhjus, et ma pean kodust lahkuma, sest muidu mul on nii suur, ma juba olin mingi tore, vlogi ei tule, jään diivanile terveks päevaks, aga teate mis, siis ma jään veel väiksema tõenäosusega magama täna. Ja ühtlasi ma juba mõtlesin üks samm ette ja panin juba ahju sooja, sest eriti nendel päevadel on need päevad, kus ma ei viitsi süüa ja ma olen nagu ei Maria. Viimane asi, mis sa vajad on lükata lõuna liiga hilisele ajale. Ma teen mingi kiire meigi, sest ma võib-olla pean ühe koostöövideo filmima veel asap ka enne, kui me lähme siin üritusele. Seoses meigiga tahan ma kõigepealt tänada Lovertet, kes seda videot sponsoreerib ja teha väiksed tagasiviske sellesse, kui ma sain väga põneva paki neilt üks päev. Nii et roll the clip, väikene haul ja mina olen tagasi siis, kui ma näen parem välja. On aeg väikeseks Loverte paki unboxinguks. See tuli tegelikult nii heal ajal, sest ma lähen kohe varsti uuesti reisile. Ma tean, natuke šokeerib isegi. Sellest tuleb minu järgmine vlog too, nii et #stay tuned või kuidas öeldaksegi. Ja Loverte on minu one-stop shop olnud kõikideks ilu, olgu see kosmeetika või meigitooted juba pikalt. Neil on tõesti kõige parem valik, ülisageli nagu märkimisväärselt madalam hind kui konkurentidel. Plus pakid tulevad väga kiiresti ja seekord ei ole siin mitte mõned tooted, millele mul oli restocki vaja, mida ma oskan teile soovitada ka, vaid meil on väikest viisi blind box. Ehk siis ma täpselt ei tea, mida nad mulle isegi saatsid. Hakkame pihta mingi sellise kujuga. See tundub nagu mingi meigitoode. Oh my god, ma näen Tirtir. Tirtir on üks nendest Korea brändidest, mis on praegu popping off või no juba vist mõnda aega, aga veel endiselt. Ja oh my god, ma sain sellise Tirtiri, mis tundub põsepuna toonis Melty Peach, mis on reaalselt perfektne, sellepärast et vaata Loverte nad teavad, et mulle lähevad virsiku blushid ja mina olen alati öelnud, kõige parem meik tuleb siis, kui värvid on õiged ja oh my god, kui nunnus pakendis see ka on. See on vist seda sorti blush, kus sa pead nii-öelda sellega vajutama ja siis siit tuleb värvi või? Jaa. Järgmiseks selline pakk. Okei, see tundub mingisugune seerum, aga see on siis PDRN, aga te kujutate, mida mina siit esimesena lugesin. PDRN Spirulina Soothing Repair Serum. Kõlab nagu midagi, mida minu nahku ajab, sest alustasin beebipillidega ja ütleme nii, et on näha. Nii et igasugune soothing ma võtan vastu. Järgmiseks meil on midagi, mis on jälle Korea vibe'iga. No tähendab, siin on nende tähed on siin peal. Medicube Zero Pore Pad. After washing face, use embossing side of pad to gently wipe facial skin from center outer left. Close the lid. Ehk ma kujutan ette, et need on nagu puhastuspadid, aga need on suuremad. Mis kulub ära, teate kuhu minu seljale, sest mul on olnud back knee. Jah, ma olen see vend, kes jõuksis ei pese koha peal. Ma tulen koju ja siis ma lähen pesema, sest ma ei viitsi kõik oma asju kaasa võtta. Kas see võiks olla lahendus minu probleemidele? Et see on koha peal, et kiirelt puhtaks ja siis tuled koju, võib-olla tõesti. Võtame sellise suurema potsiku järgmisena. Oh my god, kas see on see toode, mis mina tellisin või? Jep. Rääkides minu backnist. Ma olen kasutanud sellist Kosaksi brändi salitsüülhappega näopesukeeli. No salitsüülhappe on siis see, mis aitab punnidega, on. Ja küll, aga ma ei ole seda kasutanud oma näol, vaid oma seljal. Ma pean tõdema, ta on natukene stripping, mis tähendab, et natukene jääb nagu kiskuma ja kuna mu nägu on ülitundlik, siis ma näol kasutan seda pigem harva. Aga kehale ta on olnud väga hea. No ma ei tea, ma tõenäoliselt praegu natuke, aga võib-olla proovin teda näol ka, kuna mul on rohkem punne. Mul on reisi suurus see, mille ma saan mugavalt kaasa võtta, reisil kasutada näol ka. Ja nüüd mul on siis ka suurus. Eriti kuna nagu mitte eputada, aga mu selg on suht suur. Jätkame, meil on sellises suuruses. Biodance'i, jällegi seerum, jällegi PDRN. Vabandust, see on mu kana-alarm. Kui te teate, mis see PDRN tähendab, siis palju õnne. Kui te ei tea, vaata video lõpuni. Ma lõpus saan teada. Nagu kõige video lõpus. Ühesõnaga, kuhu ma jäin? Siin on kirjas, et siin on kaaviar sees. Nagu kas see sama kaaviar, mida ma ette kujutan. Kaaviar water. Need tunduvad pimple patchid, millel on väikesed, kuidas ma siis ütlen, nõelakesed. Julgen ma öelda. Micro dart. Pimple patchid kuluvad alati ära. Eriti praegu, kui ma valmistun naha katastroofiks. Sellel ajal, kui mu keha pillidega harjub. Siis meil on see sama PDRN Riedel Shot.
kas see on see silmakreem, mis peaks nagu vibreerima? Mulle reklaamiti sellist toodet. Selline otsik. Panen silma alla või? See hakkas kohe vibreerima! Nagu see otsik. Oh my god, aga see on kinda nice. Ma vist panin veist liiga palju, aga see otsik vibreerib. See on kinda nice. Nagu see on väga mõnus. See on praegu siuke külm ka. Vibreerib õrnalt. See ei ole kuidagi nagu ärritav ega midagi, pigem nagu relaxing. Kas mul on ellujäämiseks vaja seda? Ei. Aga kas ma tunnen, et märkimisväärselt paremini midagi sellist kasutades? Jah. Väga põnev. Viimaks meil on Burrito näokreem. Mul on natuke teistsugune Burrito kreem, mis on minu nagu go-to näokreem. Kõige parem, seal ei ole mitte midagi, mis ärritaks. Ta on täpselt siuke normaalne, basic kreem. Ta ei ole liiga õline, ta ei ole liiga puudulik, ta on super. Sama bränd. See tundub veits rohkem siuke piimias ja keelias. Natukene ka siuksem nagu, vaata siuksem, if you catch my drift. Mul ongi tunne, et kõigil on need konsistentsid, mis neile meeldivad, aga lõhnatu, ei ärrita. Nii et suured tänud Lovertale niivõrd suure delivery eest. Mul on nüüd siin katsetamiseks tükiks ajaks erinevaid tooteid. Also, miks mu silmaalusetel nagu nii mõnus olla on? Nagu ikka, Loverte on parim koht, otsid samale meigi asju, kosmeetikad, juuksehooldust, aksessuaare, neil on reaalselt ja lõhnad, obviously, neil on nagu väga lai tootevalik. Minu koodiga saad soodukat. Otsa nagu ma tahan veel selle silma asjaga teha, niisama. No nii sõbrad, väike meik on tehtud, on aeg süüa lõunat ja oh my god, mul on lõunaks reaalne feast. Köögiviljad šampinjoonidega. Meil on lõhefilee ja meil on riis. Ma sain arva, ma olen suureks kasvanud, kui ma ostsin köögiviljad šampinjonidega. Ma mõtlesin, et ma olen suur inimene, ma proovin. Panin need täna pannile, ei näinki ka paremad välja, maitseme. Oh my god. Okei, see tekstuur on freaky as fuck. Üldse ei meeldi. Ma juba tegin nagu I'll eat it. Ma söön ära, aga võib-olla ma nokin seened välja. Võib-olla ma olen ikkagi veel väike inimene. Kutsuge mind vabakutseliseks ettevõtjaks töötuks, aga täpselt minu õnn on see, kui sul on nagu need päevad, kus sul terve hommik pole nagu justkui ühtegi tööülesannet. Nagu kõik on tehtud, veits tiksud, ootad ja siis muidugi kõige kiiremal hetkel, kui sa pead juba hakkama valmis panema, et minna kuhugi, langeb uus ülesanne sinu lauale. Ma tegin ülilast minit ühe koostöö video praegu, nüüd ma ülilast minit panen seda kokku. Aga teate mis, töö üle peab alati olema tänulik. Ma olen praegu väga efektiivne. Ups, ma sain samal ajal sõnumi ja hakkasin seda lugema. Üks moment. Nii. Let's lock the fuck in! Aga see nagu veits on hea. Nagu kahjuks. Ma töötangi ka paremini nii, kui kuradi tuli on, mis on pind on perses. Ja mul on kiire, sest jumal teab, kui mul on terve päev, et rahulikult asju teha. I'll get nothing done, mitte midagi. Nii et ma kiirustan ja vähemalt, vaata, mul pole isegi aega mõelda selle peale, et ma ei maganud ja ma arvan, et see ongi see key. Ma räägin teiega kohe uuesti, kui ma olen saanud selle video ära saata. No nii, tulekahjud on kustutatud, neiud Tallinna tavapärases konditsioonis ehk ehituse keskel. Oleme teel ja Annal on last minute touch up. Appi müüke päike varjus, mul on nii külm ja päikse käes ma sulan ära. Välisministeeriumi tuuril käinud ja haritud naised on jõudnud nüüd gurmee õhtusöögile, loomulikult igasse lihapalle sööma. Me tegelikult veel mõtlesime, et nagu kas siia isegi on mõtet tulla, sellepärast et läheb kinni juba varsti, aga siis me otsustasime, et me oleme kärmed ja mina tulin, Anna tuli siia, sest tal oli vaja asju osta ja mina tulin seltsiks ja ühtlasi selleks, et saada ometigi samme, sest vaata, loodus ei ole ainus koht, kus sa pead saama samme, väga efektiivne on shopates. Ükskord me tegime ka ju, reede õhtu oli ja me olime nagu, et oleks veits samme vaja. Ja siis me käisime Ülemiste keskuses, sellepärast et shopping on väga efektiivne cardio, see tõesti on. Ja kõhud on ometigi nii tühjad. Ja miks tuli? Ma olin iga kord, kui me käime Ikeas, siis tavaliselt meil on suur käru ja hästi palju kaupa ja siis jääb mulje nagu, et me kolime kokku. Filmi korra allapoole. Ühtlasi ma maandasin ära esimese riski sellega, et ma ei ole tulnud poodi näljasena.
aga meil on teine risk kõhus, ma olen nii väsinud, et mul on tunne, nagu ma oleks purjus. Ma olen nii väsinud, et ma hakkan asju kokku ostma praegu juba lihtsalt sellepärast, et mitte olla nii väsinud. Sul on vaja voodit, kus lamada. Sa pead, las ma katsun. Mina just hiljuti ostsin suure hooga, ostsin 2 kallist patja, mõlemad liiga kõrged. Aga kuidas see tundub siis? Ma tahaks tundub suht kõva. Tundub või? See tundub suht kõva. Ma lihtsalt ütlen. Ei, ma tean, ma olengi nagu... Tundub, jah? Vaatame teisi. Aga ma läks nagu prood, sest et see samas nagu vajub hästi. See tundub, sest sa surud. Aga mulle tundub. Aga vaata, kui sa magad, siis su pea ainult gently puudutab, sa ei suru. Praegu sa surud äkki teiselt poolt. Nagu padja ostmine on nii raske, sest ma reast käisin nii, et ma full on nagu lamasin poes, Jyskis, pikali, voodi peal ja ma ostsin ikka liiga kõrge padja. Ma annan teile teada, kas ma pääsen siit ilma ostudeta, kuigi ma tahtsin osta taimekest. Õnneks meil ei ole palju aega, õnneks pannaks kauplus kohe varsti kinni, nii et meil on kiired emotsionaalsed ostud. Aga mis see tundub pehme või? Läbi kilekoti katsun või? No see on pehme, aga see võib olla kõrge. No mida pekki, noh? Aga kus on voodi, et ma saaks proovida? Ma lähen põranda. No see tundub päris hea, aga ma ei saa aru täpselt. Lõdvestu nüüd korra, proovid sa nagu actually hakkad magama. Nagu tundub päris hea. Oih. Ei, liiga kõva. Liiga kõva. Ma isegi ei saanud pead peale panna. See on hea pilt, vaata, ma magan täpselt niimoodi. See on tõesti sina. Suu lahtine. See oled sina, kui sa ütled, et ei, ma ei jää magama. Ja, kui vaatame õhtul filmi reisil koos. Ja siis 2 mööd pärast. Ma jõudsin koju ja mul on üks ühele see tunne, kui sa väiksena ülispontaanselt adopteerisid omale kassipoja. Mul on täpselt identselt see tunne. Täiesti spontaanselt ostsin mina omale Ikeast oma elu esimese taime. Ta lehed on suht mustad, nii et ma mõtlesin, et ma pühin need tolmust puhtaks. Juba tunnen ennast nagu väike hobi, väike see taime hobiga, väike taime emmekene ma tunnen ennast. Mul on vaja midagi, mille eest hoolitseda oma elus. Ja midagi, mille osas ma tunnen, et mingi väike uus asjakene vaatan. Nii et see on päris hea. Ja ma peaks ometigi teda ju vist kastma ka, on ja. Ühesõnaga, minu tänane õhtu lõpeb siin. Hoolitsedes oma taimekese eest ja siis ma lähen magama. Ma olen nii paganama väsinud, et ma varsti kukun reaalselt pikali. Tere hommikust, minu kallid sõbrad. Ma loodan, et te magasite hästi, kuigi te ei maganud just, kui te vaatate seda tõenäoliselt. Ma hakkasin just oma hommikuputru tegema, kui ma avastasin, et mu piim on 3 päeva vana. Ja siit tuli mul põnev päeva küsimus. Kas piima jood, kui see on 3 päeva vana? Ma nagu ei maitse tavaliselt isegi. Ma lihtsalt valan natuke kraanikaussi ja vaatan, kuidas tekstuur on. Ja nuusutan. Ei lõhna nagu vapuks läinud piim. I'm doing it. Aga ma magasin täna palju paremini. Ma hiljuti avastasin, et ma ei ole enam hommiku inimene. Või nagu mul läheb aega, et käima saada. Mis ma veel see tavaliselt panengi üldsegi? Kaalukene läheb ära. Okei, hea. Nüüd, kui ma olen edukalt mingi 40 minta hommikumantlis tööd teinud, mis tundus nagu aja raiskamine, aga kahjuks asjad vajasid tegemist, ma kiirustan trenni. Jõues on nii ilus ilm, ma olen nii hästi tublisti samme kogunud. Kes te teate? Te teate, et minu average sammud olid väga pikalt nagu mingi 1000 päevas. Arvake ära, kellel on nüüd 5-8 keskmiselt. Nii et Mart, ma täna ka jalutan trenni. Ja siis teeme ära ja siis jookseme tagasi, sest tegelikult on veel paar asja vaja lõpetada. Klassik reeded, vaata. Kõik, mis nädala jooksul lükkasid edasi. Vaja ruttu ära teha. Mõtlegi, kui nunnu Anna kinkis mulle sellise pinni. In my silly goose era. Ja see on nüüd mu trennikotikse peal. Ja see on nii nunnu. Silly goose läheb trenni. No nii, ma olen tagasi kodus. Nii, ja nüüd on, te juba teate, reede pärast lõuna, kus Maria ei viitsi mitte midagi teha. Mul on üks üliannoing ülesanne. Peale seda ma lähen Anna juurde. Ja oh my god, tähendab, te näete siin vlogis seda, aga ma olen nii elavil. Sellepärast, et Anna ostis neid viral puuvilja nagu magustoite meile.
ja me maitseme neid. Ma juba nagu unistan neist, ma unistan neist. Nii et ma teen ruttu töö ära ja siis me saame juba hakata minema. See on nagu, kas ma nägin lihast või? See angle on crazy. No nii, ma olen nüüd Anna juures ja nagu reklaamitud. On meil need, teeme lahti juba või? Jaa. On meil need famous, või ma ei tea, kas te teate, aga nagu te olete ju ometigi näinud TikTokist nagu neid magustoite ja siis sees on mingi kreem või mingi whatever. Need on nagu ülirealistlikud. Eestis saab ka neid ja muidugi me pidime proovima ja me tegelikult filmime TikTokiga, ma loodan, et ei pahanda. See ei tähenda, et oleks te pole kuidagi vähem olulised, aga vaata, crunch is a moment. Nii et maitseme TikToki jaoks ka, aga ma olen väga elevil. Aga kuidas me ütleme siis intro? Tahad koos öelda või? Okei, me võime hästi cringe öelda. Ei, aga võib-olla siis inimesed klikavad välja, kui on liiga cringe. Oota, mis sa oleks öelnud? Ma ütlen. Me proovime Annaga neid ülirealistlikke LA crunch magustoite, sest we love the crunch. Nad teevad seda. Ma ei ütle midagi. Ammusta niimoodi, et sa saad crunchi. Hoppekene. Sa ütled mingi crunchi, girl. Oh my god, see nii maitseb. Näitel, sa pead näitama sisemust. Oh my god. See on täpselt see, mis ma lootsin, et on veits kakaod. Ja ta tuleb ikka crunch tuleb. Hoopis see vaarikas on nii maitseb. Ei saanud. Mini crunch oli see. Aga proovime seda teist ka. Muus on väga hea. Nii, proovime teist enne, kui mul magusisu saab täis. Aga ta ongi nagu see passion, nii vili ju. Jaa, nii. Oh my god, see crunch oli nii hea. Wow. Ma arvan, sulle maitseb. So good. It is very Ma good. proovin siit poolt teha ühe crunchi. Oh my god, see kreem on ka nagu passion ja siis siin keskel on ka passion. TikTok saab läbi. Siin tuleb elaboreeriv intervjuu. See on intervjuu, ma teen suga palju intervjuu. See on liiga magus. Ja, seda võib-olla küll, aga... Vaata, kunagi, kui ma tegelesin pidutsemisega, siis ma tegin alati... Millal see veel eelmine sajand? Siis me tegime alati kokteile passioni mahlaga. Ja see meenutab seda mulle. Tahan veel vaarikat. Kogu. It's so good. See vaarikas on tõesti meistri teos. Kuidas sa isegi teed suhtlasi on? See on hea küsimus. Väga maitsev, aga nüüd mul hakkas paha. Ma võtan väikse viimase ampsu. Ota, palun. Iga jumala kord, kui ma üritan välja lähe moodne, näen ma kuidagi välja nagu liputaja. Ja see on alati niimoodi, eriti selle trenchcoatiga. Ja nagu ma üritasin segada praktilisust, nii et mul on siin all vest, aga see näeb välja naljakas. Ja kõrvaklapid olid mul ennest, ma tahtsin vaibeda ja kuulata muusikat. Ja nüüd mul on külm ja ma pean neid kandma. Aga me oleme vähemalt natuke chic. Miranda Priestley jaoks me oleme chic. Chic ladies lähevad kinno. Tere hommikust. Ma olen nii unine. Kell on 6:30. Also ma sain teada, et see PDR, mis ma lugesin on ju, tähendab spermat. Kui kaootiline klipp. Ja ma sain teada, et see on nagu, ongi see mingi lõhesperma ja kaaviarispermaga tooted. Crazy. Proovime siis. Mul väga ei ole aega selleks, aga okei. Teeme seda vibreerivat silmakreemi siis. Kas te nüüd kuulete või? Päris hea, päris mõnus, sest see on külm. Muidugi ainus põhjus, miks ma nii vara üleval olen, on seepärast, et mind kutsuti telehommikusse. Ma tegelikult mõtlesin sellele vlogile outro teha, aga siis ma sain eile selle kõne, et täna oleks hea minna ja ma olin nagu tead, ma võtan teid veel sinna kaasa. Take your friends to work day. Ma rast ütlesin sellele toimetajale, et nagu sul veab, et õues on praegu valge. See kell, kui ma pean tulema. Sul veab, et ma olen ärkan niigi varem. Noh, ja varema all ma mõtlen kell 8:30, mitte kell 9. Sellepärast, et nagu te teate, viimasel ajal ma ei ole eriti hommiku inimene olnud ja ma siiralt loodan, et see on ajutine, sellepärast, et mulle tegelikult idee poolest väga meeldib see mõte. Ärgata vara nagu praegu ka. Nii vähe autosid on, kell on 7. Vähe inimesi, tegelikult ju mõnus, aga oh my god, see ärkamine oli painful. See jalutuskäik on hädavajalik, muidu ma reaalselt istun seal eetris nagu mingi puhvis padi. Aga vähemalt see jalutuskäik natukene äratab mind üles.
Pigem seda mul on. Saade tehtud. Loodetavasti polnud ma liiga udine, aga mul oli väike spiker ka kaasas, kui mu aju peaks mind totaalselt alt vedama. Ja ühtlasi ma sain lõpuks ometi mõne uue bluusiga tulla. Mul on tunne, ma olen nagu iga kord nendes hommikuprogrammides täpselt sama riietusega, sest no mul ongi täpselt samad riided kodus. Aga täna mul olid sirged juuksed, nii et ma sain panna selle kraegas ja päris hästi tuli välja ka. Mõnikord vaata läheb lappama, mõnikord ma olen nagu millest ma isegi rääksin. Ja ma tean, et kõrvalt pole aru saada alati, aga enamus kordi ma olen nagu, ma ei suudaks öelda, mida ma rääksin. Aga täna läks hästi. Oh, look who it is! Ma alati koju tulles tšekkan. Mitte seda, mida ma rääkisin, elus ei kuula tagasi seda, aga ma tšekkan, kuidas värvid välja nägid. Teedate mind, vana värvifanaatik. Mul on tunne, et see bluus, mu juuksed, minu silmad olid päris head seekord. Mõnikord telekas does you dirty, tõesti. Ja mõnikord ma nagu näen parem välja ekraanil kui grimmiruumis ja seekord oli see teine variant. Jumal tänatud, ma olen nüüd kodus, võtsin meigi ka ära ja on aeg selle vlogi otsad kokku tõmmata. Mul on tunne, et mul tegelikult on nii palju öelda ja eelmise vlogi lõpus ma ka avatud kaartidega rääkisin sellest, kus ma praegu oma elus olen ja millega mul on siis mured on ja. Teate, mul on ainult üks sõnum teile. See sõnum on järgmine. Me peame õppima ennast rohkem usaldama. Ja las ma elaboreerin. Üks selle vlogi mõtteid oli on ju otsida rõõmu elus, otsida tasakaalu, mis jumal tänatud mul õnnestus. Ma tunnen end väga palju paremini. Siin vlogis oli tegelikult terve pikk bitt, mille ma välja lõikasin, mis oli seotud sellega, et ma lugesin 2 päeva oma kaloreid. Jah, ainult 2. 3. päeval ma olin nagu, ma ei viitsi enam sellega tegeleda. Me elame maailmas, kus kogu aeg keegi kõrvaline inimene üritab sulle öelda, mida sa peaksid oma elus teisiti tegema. Sa peaks rohkem trenni tegema, sa peaks sööma tervislikumalt, sa ikkagi peaks rohkem liikuma, aga sa peaks ikkagi rohkem nautima oma elu, rohkem oma sõpradega olema. Ma isiklikult tunnen, et ma olen veel selles eas, kus ma nagu otsin endaga seda suhet, mis oleks nagu rock solid. Et mina tean, kus mina olen ja keegi teine ei aja mu pead sassi. Kahjuks mu pea on kogu aeg sassis teiste inimeste arvamusest, mis on vist nii universaalne kogemus. Kõikides asjades on tõde mingi piirini ja loomulikult, näiteks ma avastasin, et ma olen maganud halvasti, sest ma olen söönud liiga vähe ja kohe, kui ma kõndisin rohkem ja sõin rohkem, ma magasin nii palju paremini ja see on õige, see on korrektne, aga point on selles, et ma ei tea, kus sina oled praegu oma elus ja kui siis keegi ütleb mulle valel hetkel, et sa peaks teiega rohkem sööma ja jalutama, hetkel, kus võib-olla mul tegelikult oleks vaja üldsegi rohkem inimesi näha ja sõpradega käia ringi on ju, hängimas, sotsialiseerumas, siis nagu ühesõnaga, ma kadus mõte ära, aga point on see, et me tegelikult teame, mida meil praegu vaja on ja ei ole valemit, ei ole olemas nagu õnne või tervise valemit. Ja ma lõpuks lõikasin selle kaloripüti kõik välja, sest ma sain lõpuks nagu paar päeva hiljem aru, et ma olen ikkagi nagu natukene liiga obsessiv oma trenni ja toidu ja kõigega. Ja praegu minul on vaja elada fucking elu. Ja loomulikult see toit ja liikumine, see on ka oluline, sest siis ma magan ja saan oma elu elada. Aga kahjuks balance on kuskil keskel ja miks seda on nii raske leida, palun keegi mulle öelge, ma ei tea. Ju see on ka nagu pendel, et sa vahepeal oled veits ühel pool ja siis teisel pool ja eesmärk on see, et sa ei kao nagu liiga kaugesse äärmusesse ära ja et nagu veits pendeldadki nagu selle 2 äärmuse vahel on ja. Ja vaata, need inimesed, kes selle jutu peale on mingi, obviously nii ongi, nad ei saa kunagi aru sellest, mis ülesannet nagu siis meiesuguste või selliste inimeste, kes nagu on obsessiv mingite asjadega, mis rolli see nagu täidab. Et nagu see ei ole kunagi inimesena nagu mina nii obvious ja lihtne lasta lahti kontrollist või mingist nagu obsessionist. Sellepärast, et see on minu elus mingi põhjusega in the first place. Ja ma eelkõige räägingi siin nende inimestega, kes on nagu ka selles paadis, sest kõik ei ole. Osadel inimestel see tasakaalu leidmine works easily. Ja meil on kõigil mingid põhjused, miks me mingeid asju teeme. If you get it, you get it. Ja if you don't, you fucking don't. Selles mõttes mul on nagu hea meel, et ma tunnen, et nende viimaste nädalatega, kui ma olin veits ära kadunud sinna nagu obsessive maailma, kus lõpuks mul ei olnud midagi, mis mulle nagu rõõmu tooks.
et ma olen nüüd jõudnud siia keskele tagasi ja ma tunnen end hästi. Ma tahaks, et see oleks see sõnum, et me harjutame ennast kuulama, mitte teisi inimesi. Vot nii, see oli minu point ja oh my god, ma vist mainisin ka, aga ma reaalselt lähen homme reisile. Me läheme Annaga ühe ülilaheda koostöö raames kahekesi reisile. Ma filmin seda kõike, sellest tuleb minu järgmine vlog, aga see jällegi tuleb siis mitte nüüd järgmine nädal vist, vaid natuke rohkem kui nädala pärast. Jällegi üritan ennast pace'ida, et mul oleks aga elu ka elada vahepeal. Aga teistpidi ma olen nüüd elevil, sest ma nagu veits haudun plaane suveks. Haudun. Jah, mitte ei hauta ju plaane. See ju haud plaane. Ühesõnaga, pean plaani suveks. Mul on mingid lahedad mõtted, mida ma tahaksin katsetada, võib-olla veits mingit uut asja, kuigi ma olen ennast natuke ära traumeerinud uute asjade proovimisega. Ja siis ma saan aru, et Maria, it is not that serious. It is not, in fact. Nii, et võib-olla kuulate nendest varsti ka. Te olete väga kallid mulle kõik, kes te mu videoid vaatate. See tagasiside ka eelmisele videole oli nii tore. Ma kohe nägin, et kui mina jagasin endast rohkem, siis see puudutas teid rohkem. Panemegi siis seekord pillid kotti. Näeme natuke rohkem kui nädala pärast. Olge tublid, kommenteerige, kas joote 3 päeva halvaks läinud piima või mitte, see vist oli tänane päeva küsimus. Ja näeme teiega juba järgmises videos jälle. Ciao!